ja ikka õpikus lahendame liikumisülesandeid. Lehekülg seekord 125. Need mõlemad ülesanded ikka veel koos. Nii, no ma loodan, õpikud on teil olemas, ma ei kirjuta teksti. Sada 25 ja ülesanne 501. No nagu ma loodan, te teate, et tekstülesanded on sellised, et tekstist peab väga hästi aru saama. 2 autot väljusid ühel ajal 2 linnast teine teisele vastu ja kohtusid 2,5 tunni pärast. No järelikult nad sõitsid 2,5 tundi, eks ole. Linnade vahemaa on 375 kilomeetrit. Leia kummagi auto kiirus, kui ühe kiirus on 10 kilomeetrit võrra tunnis suurem kui teise. Nii et võimalik teha joonis, kes hästi joonistab väga, et vahemaad kujutame siis lõiguna ja meil on antud, et see on 375 kilomeetrit. Nii et ja 2 autot, joonistan ma väga ilusti, tunnen teile kaasa. 2 autot, ei tea millised autod sellised, väljusid teine teisele vastu. Nii, ja samaaegselt ja kusagil nad kohtusid. No paneme kohtumispaika, see on kohtusid siin nad kohtusid. Nii. Ja pange tähele, nad väljusid samaaegselt ja kohtusid 2,5 tunni pärast. Nii et see tähendab, see sõitis 2,5 tundi ja teine ka. Ja kiirused neil olid erinevad. Ühe kiirus on 10 kilomeetrit võrra tunnis suurem kui teisel. No meil on ükskõik, kumb on auto suurem, kumb on... No, mul on vist see pikkus natuke pikem, et see on siis kiirus suurem kui see. No oletame siis siin on X ja siin on X + 10. Oled nõus? Kui suurem? See on kiirus. No joonis, mis ma teile joonisest ütlesin? Tahad joonista? Ei taha ära joonista, eks ole, aga ette kujutada sa peaksid situatsiooni. Aga vot tabeli kindlasti joonestame. Kindlasti. Nii et meil on siis 2 autot. Esimene auto, tabeli palun, teine auto. Joonis vabatahtlik, aga tabel kindlasti peab joonistama, ma tahan näha. Et igat liikumist iseloomustavad siis kiirus, V-tähega tähistame, V ja ühik kilomeetrit tunnis. Aeg, T-täht, tundides meil. Ja T-pikkus. Ja T-pikkus S ja kilomeetrit, on ju nii? Mida me veel teiega kokku leppisime, ma loodan, sa mäletad, et tähistad tundmatud, vot siit, mitte kunagi T-pikkust me ei hakka tähistama, T-pikkust me arvutame valemiga. T-pikkus on kiirus korda aeg, sest me liigume sama kiirusega ja ühtlane liikumine meil. Kiirus ei muutu, vot sellise valemiga. T-pikkus on kiirus korda aeg. Nii, ja nüüd kirjutame, mida me teame. No mõlemad sõitsid 2,5 tundi. 2,5 tundi, eks ole? 2,5 tundi. Väljusid samaaegselt ja kohtusid 2,5 tunni. Kohtumiseni nad sõitsid 2,5 tundi, jah? On nii? Ja teine ka kohtumiseni sõitis 2,5 tundi. Aga kiirused siis... Ühe kiirus on 10 kilomeetrit võrra tunnis suurem kui teisel. No oletame, esimene on meil kiirem kui teine. Järelikult teise auto kiirus on X. Oli nii? Ja esimene on kiirem 10 kilomeetri tunni võrra. Eks ole, kiirus on X + 10.
Nii, ja tee pikkused, mida nad sõitsid 2,5 tunniga, me teeme avaldisega, jah? Kiirus korda aeg. Kiirus korrutan aega ja saan siia avaldise, jah? Tee pikkus on, mis esimene, vot see tee pikkus praegult, vot see. Mis esimene auto sõitis 2,5 tunniga, on meil avaldis x + 10 kiirus korda aeg 2,5. Nii et, eks ole, ei ole meil nii hea elu, et ma tean mitu kilomeetrit. Mul on avaldis. Kiirus korda aeg ongi see tee pikkus. Nii. Ja teine auto liikus meil kiirusega x kilomeetrit tunnis ja 2,5 tundi kiirus korda aeg, jah? Mida me saame? X korda 2,5. Ehk see on see tee pikkus, on ju, mis teine auto kohtumiseni sõitis. No, x korda 2,5 ehk 2,5x. Nii, ja mis te arvate, kus on minu võrdusmärk, kuidas ma võrrandi pean koostama? Kas te olete nõus, et see tee pikkus, mis esimene auto sõitis kohtumiseni, pluss tee pikkus, mis teine auto sõitis kohtumiseni, annabki meil linnade vahelist kaugust 375. Kas te olete nõus? Nii, ma kohe chati lülitan. Te võite öelda, kas olete võrrandiga nõus? Kohe. Ai. Nii, kohe, et ma näeksin teie chati ka. Nii, et see on siis esimene tee pikkus, mis meil on x + 10 korda 2,5. Esimese auto poolt läbitud tee pikkus kohtumiseni. Pluss teine x korda 2,5, on ju? On nii? See on esimese auto tee pikkus, teise auto tee pikkus, mis tema läbis ja kokku nad ju kohtusid ja järelikult nad läbiksidki mõlemad koos kogu selle linnade vahelist kaugust 375. Nii, kirjutage, kas te olete nõus võrrandiga? Kas te võrrandiga olete nõus, kas te saite aru või ma pean veel rääkima sellest? Korras. Kõik olete nõus, jah? Väga tublid. No, lineaarvõrrand ju. Avame sulud. Korrutame 2,5 korda x on 2,5x. Pluss 2,5 korda 10 on 25. 2,5 korda x on 2,5x. 375. No 2,5x pluss 2,5x. Nad on juba vasakul. Ma võin kohe võtta kokku. See on 5x. Ja arvud korjan paremal. See 25 läheb teisele poolele miinus 25 ja 375 miinus 25 on 350. No, jagan 5-ga ja x on mul 70, jah? Ja mis see on siis x? See on siis teise auto kiirus. Võt selle auto kiirus on mul 70 kilomeetrit tunnis. Ja ma sain, et see on 70. Aga teine pidi olema kiirem. Järelikult teine on 80, jah? Aga palun, kirjutame ikka viisakalt. Saime, et... Mida me siis saime? Me peame kontrollima mitte võrrandit, vaid teksti järgi, kas meil kõik klapib. Et teine auto, meil on x-iga tähistatud teise auto kiirus. Teine auto sõitis kiirusega 70 kilomeetrit tunnis. See on meie x, jah? See kiirus tähistatud. Ning 2,5 tunniga. Kas te saate aru, et ma pean leidma need tee pikkused? Mõlema auto oma tee pikkused, mis nad läbisid. Et ma pärast liidan neid kokku ja vaatan, kas ma saan 375. See ongi minu kontroll. Nii et millist vahemaad siis teine auto läbis siis 2,5 tunniga? Kuidas ma leian? No, tee pikkus on kiirus korda aeg, on ju. Et ta läbis 70 korda 2,5. No, 140 pluss 35, jah? 140 pluss 35. 175 kilomeetrit, jah? Esimene auto
siis sõitis kiirusega 10 kilomeetri tunnis võrra suurema kiirusega, järelikult 80 kilomeetrit tunnis, jah? Camilla nüüd küsib, miks. Camilla, said aru, miks? Chati kirjuta. Sest näed, esimese auto kiirus oli 10 kilomeetrit tunnis võrra suurem kui selle teise oma. Me leidsime, et teine sõitis kiirusega 70. Siin on 70. No järelikult siin on 70 pluss 10, 80. No, kui ei küsi, siis ei küsi. Okei. Esimene auto sõitis kiirusega 80 kilomeetrit tunnis ja 2,5 tunniga läbis ta, millist vahemaad? Kohe leiame. Jälle kiirus korda aeg. Ta sõitis ka 2,5 tundi. No 80 korda 2 on 160 ja 80 korda pool on 40. 160 plus 40 on 200 kilomeetrit, jah? Nii et ja kontrollime, kas kui nad kohtusid, siis koos üks auto ühelt poolt, teine teiselt poolt, nad läbisid ju linnade vahelist kaugust 375. Kontrollime, liidame. Esimene auto siis läbis 200 kilomeetrit, teine 175 kilomeetrit ja kokku see teeb 375 kilomeetrit. Korras. Vot nüüd kontroll tuli välja. Vot nüüd ma olen kindel, et ma lahendasin õigesti, jah? Nii, ja vastuse ma usaldaksin teile. Vastate küsimusele siis. Leia kummagi auto kiirus. No sa võid kirjutada, et üks auto, kumb on esimene, kumb on teine, see on meie teiega panime, eks ole, aga sa võid vastusesse kirjutada niimoodi, et üks auto liikus kiirusega 70 kilomeetrit tunnis ja teine 80 kilomeetrit tunnis. Palun iseseisvalt kirjutage vastuse siis. Nii, ja kui on küsida, siis küsi. Kas chati kirjuta või küsi? Kirjutage vastuse ja no, siis nii kaua, kui te kirjutate ja mõtlete, mida küsida, tuletame meelde, et igat liikumist iseloomustab kiirus, aeg ja tee pikkus. Meil teiega sellist tüüpi liikumisülesanded, kus on alati kaks situatsiooni. Kas kaks erinevat sõidukid sõidavad või midagi muutub, eks ole. Mäletate, me eelmine tund lahendasime, et kiirused muutuvad. Nii. Aga X on meil ainult üks. Ja X-iga tähistad siis midagi siit, kas kiirus või aeg. Mitte kunagi ei tähista teepikkust. Teepikkust kirjutad avaldisena. Teepikkus on kiirus korda aeg. Nii, ja vaadake, tekstis peab väga hästi aru saama, et joonis aitab ka. Kas või koledate autodega joonis, nagu mul. Aitab teid. Aga vot tabel, kusjuures, kui ma hakkan tööd kirjutada järgmine nädal, ka lahendate mulle juba liikumisülesandeid. Vot selle eest punkti ei anna, vot see tabelit ma tahan ikkagi näha. Nii, 502, ma ei näe küsimus ja pole küsida, ei ole küsida, väga hea. 502, palun. Ikka sama õpikust lahendame, ülesanne 502. Nii, kui sõita teatud vahemaa, pange tähele, vahemaad ei ole antud, jalgrattaga kiirusega 24 kilomeetrit tunnis, siis kulub selle läbimiseks 24 minutit vähem, kui sõites kiirusega 20 kilomeetrit tunnis. Leia see vahemaa. Et siin on kaks olukorda. Et sama vahemaa, aga me ei tea, kui suur ta on. Aga meil on, vaata, jalgrattar siis valib, millise kiirusega sõita. Kui ta sõidaks 24 kilomeetrit tunnis, siis üks aeg vahemaa läbimiseks ja kui ta sõidaks siis 20 kilomeetrit tunnis kiirusega, siis on see teine aeg. Nii, kaks olukorda. Esimene olukord, esimene kiirus, jah? Teine olukord. Nii,
No jälle. Kiirus. Kilomeetrid tunnis ja aeg. Tundides. Muideks minutid praegult peame tundidesse teisendama, on ju? Meil on kilomeetrid tunnis, meil on aeg tundides. Nii et ja tee pikkus on meil valem, jah? Esiteks kilomeetrites ja tee pikkus, kiirus korda aeg. Seda me paneme valemiga. Nii, kiirused on antud. Kui ta esimene olukord, kiirus 24 kilomeetrit tunnis, siis kuleb selle läbimiseks 24 minutit vähem, kui teine olukord kiirusega ta sõidaks 20 kilomeetrit tunnis. Nii. 24 minutit, meil on vale ühik. Ühikud peavad olema meil tunnid, sest kiirus on ju tundides meil. Vastasel juhul, kui sa tahad minutit jätta, siis palun kiirused ka kilomeetrit minutis. Ei ole hea idee. Parem minutit tundides. No ühes tunnis on 60 minutit. Järelikult 1 minut on sul 1/60 tunnist, on ju. Aga sul on 24 minutit, see on 24 60. On nii? Või jagada 60 tundi. 6-ga saab taandada 4 kümnendi. Nii. See on 0,4 tundi. Ja 0,4 või 2/5 võib ka kirjutada. Aga ma arvan, parem jätta niimoodi, on ju? 10 murd. Natuke lihtsam. Mis te arvate? Jaa, see on lihtsam. Jätame niimoodi. Ei hakkame kirjutama edasi 2/5. Nii. Nüüd, kus on X? Kas siin või siin? Siin mitte kunagi. Me rääkisime sellest. Siin või siin? No loeme veel kord. Kui sõita teatud vahemaa jalgrattaga selle kiirusega, siis kulub selle läbimiseks 0,4 tundi võrra vähem aega kui selle kiirusega. Kui teise kiirusega. See, mille kaudu on seos antud, see on meie X. Ja siin oleks kiirus rohkem, suurem, siis aega kuluks vähem. 24 minutit ehk 0,4 tunnist. On ju? Nii, aga nüüd palun teie, kuidas ma kirjutan siis seda vahemaad? Mis avaldis on see vahemaa? Kui ta sõidab, siis muideks see vahemaa on sama, on ju? Aga milline avaldis on? Kiirus korda aeg. Palun. Öelge. No, kes julgeb? No, Nikita, sa ju minuga rääkisid. Palun. No, julgelt. Mina ei tohi eksida. Sa võid. Kiirus korda aeg. Oli nii? No, chatisse kirjutage. Mida me siis siia kirjutame? Kuidas see vahemaa avaldis on siis, kui jalgrattur valiks kiiruseks 24 kilomeetrit tunnis? No kuulge, no nii kaua. Kiirus korda aeg. Aeg on vot see avaldis. Ja kuidas see avaldis näeks välja, kui ta valiks kiiruseks 20 kilomeetrit tunnis ja see aeg on meil X-iga tähistatud? Kiirus korda aeg, see on 20 korda X. No, miks te ei kirjuta mulle midagi, jah? Nii, no ma loodan, et on arusaadav. No me ütlesime, tee pikkust. Me alati kirjutame avaldisena, kasutades valemit. Tee pikkus on kiirus korda aeg. Ja nüüd koostame võrrandi. Kus see võrdusmärk meil on? No, pange tähele, trikk on siin. See vahemaa on sama. On sama. Vot see avaldis peab võrduma vot selle avaldisega.
On ju nii? Jalgrattur peab sama vahemaad läbima, ainult ta valib kiirust, kas kiiremini või aeglasemini. Nii et see avaldis on siis esimese kiirusega 24 korda x miinus 0,4 võrdub 20 korda x. Sest see vahemaa on sama, mida jalgrattur peaks läbima. Ainult need avaldised on erinevad, sest meil on ju erinev kiirus. Ta mõtleb, millise kiirusega sõita. Nii, kas on küsimusi? Kirjuta, kas on või ei ole. Ma ootan. Pole küsimusi. Okei, aitäh. Avame, Rainer ka, okei. Avame sulud, lineaarvõrrand on ju. No nüüd peaks kiiremini. Nii, no korrutame siis 4-ga, see on 96. Ma arvan nii, eks ole, teil on arvutid, kas on nii? Nii, x-id vasakule, arvud paremale, märk muutub. Jagame 4-ga, nüüd läheb kiiremini, ma loodan vähemalt. 2 ja 4, jah? 2,4 tundi. 2,4 tundi. Nii, ja hakkame siis mõtlema, mida me siis saime, kas kõlbab. Saime, et kui siis kiirus oleks 20 kilomeetrit tunnis, siis aega kuluks talle, no kui sa oled väga viisakas kirjutad antud vahemaa läbimiseks, et mina ei hakka kirjutama, 2,4 tundi ja antud vahemaa on, mida ta läbiks, jälle kiirus korda aeg. Nii, no 4,8 kilomeetrit on ju? Oi, kuidagi korrutan nii, et ma koma ei näe. Eks ole, korrutan 10-ga, see on 24 ja pärast 2-ga. Mis ma siin kirjutan? Kilomeetrit. Nii, kui kiirus oleks, nüüd me kontrollime, kas me saame samad vahemaad või ei, eks ole. Ja kui kiirus oleks siis 24 kilomeetrit tunnis, jah, siis aega kuluks vähem, kiirus suurem, aega vähem, 2,4 miinus 0,4, jah? Siin on 2,4 miinus 0,4 on 2 tundi. Ja vahemaa oleks 24 korda 2 ka sama. Ja 24 korda 2, mul ei mahu midagi enam, 48 kilomeetrit, nii et kõlbab, vahemaa on sama, 48, vabandage, kilomeetrit, jah? Nii et vastus leia see vahemaa. Vahemaa on 48 kilomeetrit. Küsige julgesti. Ei, 48 muidugi, 48. Ma ei tea, ma nulli unustasin, selle nulli. 20-ga, kuidas me korrutame? Korrutame 10-ga, kumma läheb lõppu 24 korda 2, 48. Ikka 48 muidugi kilomeetrit. Ja pane tähele, see esimene olukord kiiremini ta sõitis 24 kilomeetrit tunnis, siis oleks 2 tundi, jah, 2 tundi sõitnud ja 24 korda 2 on 48. Vahemaa on sama, meil tuli välja 48. Nii, Camilla tubli, et küsib ja Liisa pole küsimusi. Nii, kas on veel küsida? Palju meil aega jäi? 15. Kuulge, 5 minutit veel on. Palun, lähme siis edasi. 5 minutit on.
ka aeg 503, 503. No nii palju kui jõuame, siis küsimusi pole väga hea. Tublid. 503, kui saite aru, 503. Loeme tähelepanelikult, ka mina pean, kahe linna vahemaa on 280 kilomeetrit. Kaks sõidukit sõitsid ühel ajal nendest linnadest teineteisele vastu ja kohtusid 2 tunni pärast. Kui suur oli kummagi sõiduki kiirus, kui esimese kiirus oli teise omast 10 kilomeetrit tunnis võrra suurem. Kuulge, teeme niimoodi, et palun tabel. Kuulge, väga sarnane ülesanne. Et ma loodan, et teie nüüd ütlete. Nii. 2 tundi nad sõitis, et pange 2 sõidukit. Esimene sõiduk sõidab teine sõiduk. Ne? Kas või võrrandi me jõuame koostada, ma loodan. Nii. Et kuulge, aeg. V, kiirus. Aeg. Ja läbitud teepikkus. No teil on siin 2 tundi mõlemad kohtumiseni ja mõlemad sõitsid 2 tundi. Nii. Ja siin kohe kirjutatud esimese kiirus oli teise omast 10 kilomeetrit tunnis võrra suurem. Teise omast. Nii et teise kiirus on siis x pluss 10. Nii et avaldis. Ja siis teepikkus, mida läbis esimene sõiduk, on see. Ma loodan, et sa juba kirjutasid. Kiirus korda aeg. Ja teepikkus, mida läbis teine sõiduk, kiirus korda aeg. Ja? See korrutad sellega ja siia saad siis x korda 2. Nii, ja pane tähele, nad kohtusid. Järelikult koos nad läbisid seda vahemaad, linnade vahelist kaugust. Nii et oled nõus, kuna nad kohtusid, üks siit poolt kohtumiseni, teine siit poolt kohtumiseni, aga kokku nad läbisid ju linnade vahelist kaugust. 280. Oli nii, kokku. See avaldis on see. Ja see avaldis on siin. On ju? Esimene sõiduk sõitis siis sellist vahemaad, teine teiselt poolt. Kokku. Nii et ma loodan, et sa saad aru, et kui ma kirjutan niimoodi. Vahemaa, mida läbis kohtumiseni esimene sõiduk, pluss vahemaa, mida läbis teine sõiduk, kokku annavadki linnade vahelist kaugust. Okei? Kas on arusaadav? Küsimused, palun. Küsige. No, meil oli väga sarnane. Ja, meil oli väga sarnane. No, hästi kiiresti aeg lendab. Ma loodan, et ma ei hakka kommenteerima seda. Aha. Väga hea, kui on arusaadav. Kuuskümmend 5, jah? Kilomeetrit tunnis oli siis teise sõiduki kiirus. Kuulge, aega mul ei ole kirjutada pikalt, jah? Aeg lendab, meil paar minutit jäi. Et ma kirjutan nahaalselt siia juurde. Siin on siis 65 kilomeetrit, teise sõiduki kiirus on meil tähistatud X-iga ja me leidsime, et see on siis 65 kilomeetrit tunnis. 2 tunniga ta läbiks 65 korda 2. Siin on 130 kilomeetrit. Vaatame, mis see esimese sõidukiga on. Kiirus on siis 75, 65 pluss 10 ja kilomeetrit tunnis. 2 tunniga 75 korda 2.
ta läbib 150 kilomeetrit. Oled nõus? Ja vaatame, kui me liidame kokku, kas me saame seda linnade vahelist kaugust. 150 pluss 130 on täpselt 280. Nii et kõik klapib meil. On ju? Vastus siis kummagi sõiduki kiirus leida, jah? Et võid kirjutada esimese sõiduki kiirus on 75 kilomeetrit tunnis ja teise sõiduki kiirus on 65 kilomeetrit tunnis. No see oli väga sarnane ülesanne meie esimese ülesandega. Nii kallid, kui on küsida, siis julgesti, sest aeg lendab. See on meie šarimine, sest aeg on tegelikult vähem. Ta ei näita mulle miitinga. See on natukene teine aeg, mis siin on. See on see aeg, millal ma läksin siia tahvli peale tegelikult vähem. Nii et küsige kiiresti. Pole küsimusi, okei, Alisa, aitäh. Alina, aitäh. Teil on korras. Nikita ka korras. No siis tänaseks lõpetame teie käest, mida ma siis tahaks. Proovige ise ka palun näited. Teil on õpikus näited, ma kirjutan leheküljed. Et proovi aga niimoodi, et sa lahenda ise. Ja kui sa tõesti ei saa edasi liikuda, siis vaata õpiku lahendust. Ja? Aga tänaseks siis me lõpetame. Aitäh, et lubasite seda salvestada, Evelin.